No tere kõigile ja tere tulemast meie järjekordse live-lindistusele podcastile nimega Teel, kus me räägime väga-väga inspireerivate inimeste ja naiste ja emadega nende teekonnast ettevõtluses ja emana ja taipamistest. Ja täna ma ärkasin hommikul üles ja ma olin juba mega elevil tänasest päevast, sest ma tean, et see tuleb nagu nii lahe osa meil ja nii lahe podcast. Nii et ma loodan, et sa oled valmis, sul on mingisugune märkmik, kuhu nõude teha, sest kindlasti täna sa tahad asju üles kirjutada. Sest tänane külaline on Marika Juusu ja Marika minu jaoks on tõeline inspiratsioon lihtsalt sellepärast, mis ta kõike teeb ja kes ta on ja palju ta jõuab. Ja Marikast nii palju, et ma arvan, väga paljud teavad, kes on Marika Juusu, aga kes ei tea, siis Marika alustas ettevõtlusteekonda juba 20 aastat tagasi umbes, on ju. Kuigi ta näeb nii noor välja, et tundub, et alustas lasteaias, on ju. Ega see ka ei ole võimatu. Aitäh! Ja üle 10 aasta on siis Marika tegutsenud turunduses ja viimased 3 aastat siis koolitajana. Ja tegelikult saanud juba üle Eesti kindlasti tuntuks, et mis on väga-väga lahe ja mis mind väga inspireerib tema juures on see, et tal on ka 4 last. Vanuses oli 9–14, oli? Kuni 16, jah. Kuni 16, jah, Jah. 9–14. Muidu vist ei oleks väga loogiline. No ühed peaks olema kaksikud siis. Jah, või siis iga aasta on, et Marika puhul muidugi imestaks, on ju. Aga ikkagi ma arvutasin välja, siis nagu 2-aastase vahega ja 3-aastase, et selles mõttes igaüks, kellel on vähemasti üks laps, teab, et kui palju tööd on ühe lapsega, kui nad on hästi väikse vahega, palju siis tööd on ja kujutage ette, et neid on 4 tükki põhimõtteliselt järjest. Et mingil hetkel ongi sul beebi ja 2-aastane ja mis seal on 5 ja 7 ja et lihtsalt müts maha, Marika, et üli lahe. Ja mis Marika teeb, on see, et ta aitab siis ettevõtjatel, väikeettevõtjatel, sooloettevõtjatel ehitada selliseid automatiseeritud müügisüsteeme, luua passiivset sissetulekut ja mis mind väga kõnetab, ongi just mõned sõnad nagu automaatne, passiivne, mis te teate kõik, et laste emal on väga siuksed magic words, on ju, et see on üliäge. Ja täna siis räägime sellest, et kuidas seda kõike teeb ja kuidas luua ka enda sellist online koolitust. Sellepärast, et ma arvan, et väga paljudel on see mõttes, aga kuidas alustada, kuidas üldse käib, mida silmas pidada. Nii et väga elevil olen. Aitäh, Marika, et sa enda kiire elutempo kõrvalt ja kõigi laste kõrvalt meie jaoks täna aega leidsid ja tere tulemast. Aitäh kutsumise eest ja tere tulemast kõigile emadele, emadest ettevõtjatele. Räägi meile natukene, Marika, et kuidas see sinu teekond siis alguse sai, et kuidas sinust sai ettevõtja, kuidas sa jõudsid siis need online koolituste ja koolitusteni ja üldse selleni, et sa ise hakkasid koolitajaks? Ja ma õnneks alustasin ettevõtjaks olemisena hästi noorena, siis kui ma olin veel piisavalt naiivne ja ei olnud ühtegi hirmu, elukogemust, mis mind takistaks. Ja sealt ma sain maitsta seda vabadust, mis annab ettevõtjaks olemine 4 asjas põhimõtteliselt, et ma saan vabadust töötada, kellega ma tahan, kus ma tahan, teha, mida tahan ja see on nagu suurim väärtus minu jaoks olnud terve minu elu. Et isegi kui on olnud keerulisi aegu ettevõtluses, mida on olnud pankrotid ja muud asjad, mis on läbi elatud tegelikult laste kõrvalt, siis ma ei vahetaks seda aega tagasi selle vastu, sest just nimelt see vabadus. Ja ütleme nii, et ka see ettevõtluses hoidmine mind hoidiski tegelikult ka lapsed, sest ma nägin, et ma proovisin töötada palgatööl ka mõned aastad ja mõned üksikud aastad oma elus. Ja need, ütleme nii, et üks koht oli võib-olla niisugune natukene rangem koht, kus pidigi olema 9–5 tööl ja teine oli selline natuke paindlikum koht. Aga kuna ikkagi kolleegiumis ma tundsin seda survet, et kõik inimesed tavaliselt lähevad 9-st tööle kella 5-ni, see oli siis enne koroonat veel, kui me ei olnud harjunud selle kaugtööga. Ja siis see surve nagu, et sa pead ka olema täpselt 9-st teatud kellani tööl, aga me teame, et laste kõrvalt on väga keeruline planeerida selliseid asju, et mu laps ei jää nüüd terve aasta haigeks, on ju. Et no proovi seda asja planeerida.
ja siis see surve nagu lihtsalt kaalus üles selle variandi jälle, et ma lõpetasin palgatöö ja hakkasin jälle ettevõtlusega tegema ja need 20 aastat olen tegutsenud tõesti erinevates valdkondades, mis on andnud sellise hea läbilõike üldse ettevõtlusest, et kunagi olid ilusalongid üle Eesti laiali, siis see lõppeski näiteks pankrotiga, siis on olnud selliseid füüsilisi ettevõtmisi, kohalikke ettevõtmisi, aga viimased 10 aastat on jah, peamiselt on minu kireks turundus ja siis ütleme kuskil 5 aastat tagasi hakkasin pakkuma vabakutselisena turundusteenust. Ja kui minu juurde hakkasid tulema ettevõtjad, kes soovisid ise rohkem teha, et neil ei olnud sellist eelarvet, et kinni maksta teenuseid, nad olid alles alustamise faasis ja ma nägin, et nad tegelikult vajavad nagu pigem õpetust, siis sealt sai alguse koolitusäri. Ja nüüd siis juba viimased 3 aastat võiks öelda küll, et nagu rohkem olen koolitaja, aga kogu aeg selline käed soojas hoian erinevate projektidega, et ise kogu aeg teen ka asju, mitte lihtsalt ei jääks niisuguseks teoreetiliseks koolitajaks. Ja tõesti mind, nii nagu Annika sind on ju, mind väga ka paeluvad just nimelt need sõnad nagu automatiseerimine ja siis passiivne. Väga lahe. Ja kuidas sa selle nii-öelda nende online koolituste loomise juurde jõudsid? Oligi koroona, ma arvan, oli see põhiline tõuge, et kui ma nagu alguses alustasin füüsiliselt, tegin koolitusi auditooriumites, aga siis ma nägin tegelikult ka, et inimesed olid, noh, minu valdkonnas ma õpetasin kodulehti tegema, olid nii erinevate tasemetega, et tegelikult auditooriumis isegi oli nagu keeruline. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas mina õppida tahan. Mina isiklikult väga armastan õppida just nimelt kursuste näol, sest see annab mulle ajalise paindlikkuse ja vabaduse mõnda asja vahele jätta, mida ma parasjagu vaadata ei taha. Mõni koolitaja tuleb panna 2-kordse kiirendusega, sellepärast et ta räägib liiga aeglaselt. Mõni koolitaja tuleb panna vahepeal pausile, et aru saada, mida ta tegelikult ütles. Ja sellise videokoolituse näol on see võimalik. Ja pluss see ka, et sul on võimalik audiot lihtsalt kuulata, et mõni koolitus on ka selline, et sa ei pea passima üldse arvuti taga, vaid sa saadki lihtsalt kõrvaklapid, paned kõrva ja lähed jalutama ja saad ka ennast koolitada. Et just see paindlikkus, mida see e-kursus ja online kursus annab, mulle endale hullult meeldib sellisel viisil õppimine ja ma näen, et see, noh, ma teangi, et see trend tegelikult aina kasvab, kuigi sisu tuleb maailmas muudkui juurde ja tundub, et tehisintellekti abiga nagu kas üldse kuskil varsti nagu mahub ära kogu see sisu. Aga tegelikult trendid näitavad, et online kursuste nagu turg kasvab veel jõudsamini, sest et see jõuab ka teatud riikidesse võib-olla, kus ei ole see praegu nii nagu tavapärane. Aga ja, et ja siis jah, koroona lükkas mind tegema rohkem veebikursusi ja nägin, et see oli mulle koolitajana ka hästi mugav salvestada ette asju ja pigem siis nagu inimestega koos olles vastata nende küsimustele, et ikkagi inimesed vajavad seda, osad inimesed vajavad sellist tuge ka. Ja nii hea on saada kokku inimesega, kes on juba eelnevalt töö ära teinud, et ta on vaadanud õppematerjale, ta on juba ise kätt proovinud mingites asjades, tal on tekkinud juba konkreetsed ja reaalsed küsimused. Ja vot siis see koos veedetud aeg on ülikasulik aeg. Et kui mõtelda näiteks ütleme erinevate koolituste peale või veebiseminaride peale, kus me osaleme, siis päris palju tihti koolitajad küsivad, et lõpus, et noh, kas kellelgi on küsimusi? Ja siis on suur vaikus. Aga miks? Sellepärast, et inimesed ei ole jõudnud veel praktikasse panna asju ja neil ei ole tekkinud, nad ei oska küsida. Ja sellepärast need salvestatud kursused aitavad nii hästi nagu ka koolitajat olla asjalikum, olla parem koolitaja, teha sisukamaid nagu selliseid koos veetmise aegu. Ja üliõige ja tegelikult ma arvan, et olles ka nii-öelda ettevõtjast ema, siis see on väga hea viis, kuidas oma teadmisi edasi anda, sest samamoodi nagu raske minna vahest sellele füüsilisele koolitusele kohale, on nii-öelda osaleja rollis võib-olla ka väga keeruline nii-öelda õpetaja rollis sinna kohale minna või koolitaja rollis. Nii et see on nagu mõlemat pidi tundub selline hästi mugav viis ja ma ise ka täiega fänn on online õppimist. Nii et üliäge. Aga kas sa seletaksid äkki, et rääkisime siin, et tegeled nii-öelda automatiseerimisega, et mis asi see automatiseeritud müügisüsteem siis on, et kellelegi, kes nüüd mõtleb, et okei, et keegi lihtsalt müüb minu eest mingid asjad ära või kuidas see siis käib, et kuidas ma saan siis oma müügisüsteemid ära automatiseerida? Ja enne kui ma vastan kohe sellele küsimusele ka, aga ma kõigepealt ütlen, et inimestele, kes siin kogukonnas on, et see on, ma arvan, väga hea kogukond, kus olla, et ütleme nii, et
20 aasta jooksul ettevõtlusvaldkonnas, kuhu ma ise olen arusaamisega jõudnud, et müük on ülioluline, müügiosa, sest tõesti see on see, mis toob sulle seda raha nii-öelda sinna ettevõttesse, rahavoogu, vereringet, aitab sul ettevõtet üldse üleval hoida ja ettevõtte omanikuna müük on minu meelest prioriteet. Ja nüüd ma näen seda oma viljadest praegu, sest mul on olnud ka selliseid väga virelevaid aegu, kus ma olen käivitanud mingisuguseid ettevõtteid võib-olla 2 aastat ja mul pole see tegelikult käima läinud korralikult. Seal on kindlasti ka selles pakkumises ja tootes olnud viga, aga üks viga, mis on olnud, mis meil vahepeal kipub inimestena tulema, et äkki selle müügi teeb keegi teine ära, siis tegelikult ettevõtjatena meil peaks olema müük nagu prioriteet number 1. Et las see raamatupidaja ootab neid kuluarveid, aga sina keskendu müügile. Ja kui mina olen praegu ka võtnud viimane aasta nagu endale prioriteediks müügi minu ettevõttes, et alati, kui ma nii-öelda kasvõi piltlikult hommikul ärkan, on ju, siis ma mõtlen, mida ma täna saan teha müügi jaoks ära. Ja kõik muud asjad võivad lihtsalt oodata, sellepärast et ma tean, et see on nagu number 1 asi, mida teha. Siis mu käibed ongi mitmekordistunud, et näiteks sellel aastal, aasta pole korralikult alanudki veel, juba ma olen müünud koolitusi 15 000 euro eest kuskil, aga see ongi lihtsalt see mõtteviis olnud ja nii hea, et te olete siin kogukonnas sellise meistri käed õppimas nagu Annika, just seda kõige olulisemat asja minu meelest ettevõtja elus. Aga jah, et siis automatiseeritud müügitunnel, et nüüd on see võimalik, sest et enamus asju on kolinud nagu internetti ja põhimõtteliselt see koosneb erinevatest etappidest. Tõepoolest, keegi teeb sinu eest selle müügi ära ja see keegi on siis tavaliselt kas koduleht, maandumisleht, kui olla täpsem, on ju müügitunnelis. Maandumisleht on siis see, kus inimesele on antud üks pakkumine. Talle on antud 2 valikut, võta või jäta. Siis keegi, kes seal müügitunnelis veel on nimelt meiliturundus, mis praegu ikka veel hästi töötab. See aitab inimestele seda pakkumist meelde tuletada, selle pakkumise vastu huvi äratada. Ja siis on ka reklaamid, mis toovad uusi kliente sinu pakkumise juurde. Et see on ka üks ettevõtluses üks võib-olla, ma tean minu enda ämbreid olnud, et ma jään nagu vana kliendibaasi peale liiga pikalt lebotama. Aga meil on tegelikult ka headel aegadel kogu aeg vaja uusi inimesi, täiesti uusi inimesi enda nagu klientuuri saada. Ja reklaamid aitavad selleks hästi, et orgaaniline sotsiaalmeedia on ka tore, aga see ei too selliseid tulemusi nagu reklaamid. Nii et põhimõtteliselt ma ütlesingi ära müügitunnelis, automatiseeritud müügisüsteemis on nagu 3 sellist tööriista. Üks on reklaam, teine on koduleht, 3. on meiliturundus, mis aitab siis seda kontaktibaasi nagu soojendada. Või siis see võib olla ka mingi muu kontakt, see võib olla ka telefonimüük, on ju, kuidas iganes. Ühesõnaga mingi kontakt selle inimesega, keda sa oled siis saanud. Jah, ja kuna seda on digitaalselt võimalik automatiseerida, sul on võimalik teha reklaamid, käima panna niimoodi, et need 5 eurot iga päev võtavad sinu pangaarvelt automaatselt seda raha, aga toovad sulle kogu aeg uusi huvilisi sinna maandumislehele, siis kodulehel sealt edasi on automatiseerida võimalik kõik meilijada, mida sa inimestele saadad, siis tõepoolest on võimalik luua endale selline automatiseeritud süsteem, mis teebki sinu eest selle müügi ära ja tegelikult teeb ka kliendi teenindamise ära. Sest kuna tegemist on siis e-kursuse näol digitoodetega, siis sa ei pea ju seda kuidagi pakkima seda nagu füüsiliselt seda e-kursust kastidesse on ju ladustama kuskil oma riiulite peal, vaid see on digitoode ja sul on võimalik siis pärast ostu kohe inimesele anda ligipääs automatiseeritult. Muidugi see manuaalne klienditeenindus ikka jääb, sest et inimesed ei saa seal võib-olla sisselogimistega hakkama ja tekivad mingid küsimused ja kõik see osa. Aga ka see on võimalik siis ära delegeerida näiteks oma assistendile. Nii et kokkuvõttes on võimalik luua endale ikkagi passiivne sissetulek. Ma tean, et see passiivne sissetulek on saanud palju kriitikat ka, sest inimesed nagu ei usu, et selline asi on võimalik, aga on, mina olen seda kogenud. Siis on võimalus, et sa tõesti ise võtad, ma ei tea, 2 nädalat, nii nagu Annika, tõmbad juhtme seinast välja, lähed perega reisile ja tegelikult sa vaatad iga hommik oma pangakontot ja vaatad, et see muudkui kasvab ja kasvab. Ja kõlab nagu unistus, on ju?
et nii tore, et sa siis oled nagu selline näide, et tegelikult seda unistust saab realiseerida, sest sul on õigus, et inimesed ütlevad, ei, see passiivne sissetulek ikkagi ei ole võimalik, nii et ma nüüd midagi ei tee. Ja loomulikult midagi ikkagi peab ju tegema, et kuidagi sa ikka uuendad neid asju, aga sa teed siis, kui sulle sobib, on ju. Mhm. Ja nii edasi, et ülilahe, aga ma tahtsin, Marika, kuna sa viisid selle jutu nagu müügile, et mulle tundub, et hästi paljud inimesed ka kardavad kuidagi olla pealetükivad, et müük tihti tundub inimestele pealetükkiv ja see on tihti sellepärast, et nad on kogenud oma elus väga palju väga halba müüki. Ehk siis see sõna müük, et ma pean nüüd hakkama müüma, ma pean hommikul üles ärkama, mõtlema, et mida ma müügi jaoks saan teha, see, ma arvan, juba paljudel on nagu error, error, error. Et kas sinul on olnud ka selline mingid hetked, kui sa tundsid, et kuidagi see, ma ei taha olla see müügiinimene või sinu jaoks on see tulnud hästi-hästi naturaalselt? Äh, äh, ma päris noorena, kui ma 18-aastasena, üks mu esimesi töökohti oli Kadakaturul, kui keegi mäletab veel, siis soomlastele selline demonstratsioon kauba müümine. Soome keelt ma tollel ajal ei osanud ja kui keegi teab, siis võib-olla jälle natuke, mina olen 44, et noh, umbes selles vanuseklassis võib-olla on tuttav niisugune asi nagu eriti Tallinna inimestele nagu massaaži lepatriinud puidust. See oli see toode, mida mina müüsin. Ja ma pidin kargama soomlastele selga põhimõtteliselt selle massaaži lepatriinuga päriselt näitama, kuidas see töötab, on ju, ja rääkima siis, müüma neile midagi maha ja see oli minu jaoks totaalne vette viskamine nagu müügialal. Aga ma sealt õnneks jälle sain mingi niisuguse nagu julguse sisse, et ma ei kartnud enam võõrastele inimestele vähemalt niimoodi messidel ja niimoodi läheneda. Siiamaani ma telefonimüüki tegelikult kardan ja mulle ei meeldiks, nagu ma ei oska seda teha ja mulle ei meeldi seda teha. Nii et tegelikult ega siin ei olegi muud, kui lihtsalt läbi nagu sellise hirmu tuleb tegutseda ja mida rohkem tegutsed, seda omasemaks ja lihtsamaks see sinu jaoks ka muutub. Ja noh, müügi all vaata ongi, et mina ei karda seda sõna enam kasutada, aga noh, seda võib enda peas asendada võib-olla ajutiselt näiteks sõnaga aitan. Kuidas ma saan aidata, ma oleks võinud küsida hommikul ka, et mitte, et kuidas ma saan täna müüki teha, vaid ma võiks hommikul ärgata ja küsida, kuidas ma saan veel rohkem inimesi aidata. Mhm. Ja kui ma räägin näiteks e-kursuse müümisest, Mhm. siis ma siiamaani ütleme, et teatud kohtades mul on tagasisidet ka antud, et ma olen ikkagi veel liiga nagu, ikkagi veel tuleb kuidagi kumab välja see, et ma nagu ei julge liiga palju pakkuda. Aga ma enda peas olen lihtsalt mõelnud seda, et ma aitan inimesi siis, kui nad päriselt ostavad minu e-kursuse. Mhm. Et kui nad päriselt seda ei osta, on ju, päriselt seda raha nagu välja ei käi, siis tegelikult ma ei saa neid aidata. Ja teine osa muidugi on see, et minu osa siis on see, et aidata luua sellist e-kursust, mis on päriselt rakendatav ja innustada neid, et nad päriselt ka selle praktikasse panevad, sest siis nad päriselt saavad abi. Mhm. Ja sa tõid hästi hea pointi ka välja selles mõttes, et, et kui sinu mindset on see, et ma tegelikult aitan inimesi, et selleks muidugi tuleb kõigepealt iseendale oma e-kursus maha müüa, on ju. Et me ise usume, et see ongi nagu nii hea, et inimestel ongi seda vaja ja sellepärast ma arvan, et palju raskem on müüa neid lepatriinusid kui enda kursust, millesse sa oled pannud oma hinge ja kõik teadmised. Et selles mõttes ja üks hea point, mis sa veel minu arust välja tõid, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on see, et me kardame seda, mida me ei oska. Ehk siis näiteks ütlesid, ma ei taha telefonimüüki teha, ma kardan seda, sest ma ei oska seda, et tegelikult see käib iga valdkonna kohta, et kõike, mida me ei oska, me tegelikult kardame, me lükkame edasi, me ei taha teha ja tegelikult kõige lihtsam viis ongi õppida, praktiseerida, teha need asjad selgeks ja ka telefoni, no mina olen telefonimüüki noh, selles mõttes teinud oma elus on ju palju ja ega ta kunagi ei ole mugav on ju lõpuks, aga ja igasugune müük, ma arvan, et natuke tuleb jälle oma mugavustsoonist välja tulla, eriti kui natuke aega ei ole teinud ja jälle uuesti on ju minna, aga lihtsalt kui me usume nii tugevalt sellesse, mis me teeme, siis me teeme need asjad endale selgeks ja me lükkame nagu selle ebamugavustunde on ju eemale, et nagu väga head pointid tõid välja minu arvates sealjuures. Ja sellega seoses siin on ka üks kommentaar tulnud, et Jana on öelnud, et see reklaami seadistamine tundub nagu nii keeruline olevat, et võib-olla korraks siin ka kiirelt kommenteerida, et kas seda peab ise tegema, kas see tegelikult on nii keeruline
ja mis sa Jaanale vastad, kui sa ütleb, et okei, sa tee see meiliturundus ja tee need asjad, aga oh my god, nagu kuidas ma seda teen, aga ma arvan, et me selleni ka jõuame, et kuidas neid asju õppida, on ju. ja loomulikult see iga asi ongi algul keeruline, kodulehe tegemine on ka, kõik on algul keeruline, aga kui sa mõtled oma elu peale, noh, mis ei ole tegelikult ju väga pikk siin maa peal, kui meile antakse elada on 100 aastat, noh, ikkagi see on liiga lühikene. Et siis kui sa juba tead enam-vähem, et sa ikkagi tahad kindlasti online'is äri hakata tegema ja sa tahad seda asukohavabadust, sa tahad seda sellist elu luua omale, oma perele, oma lähedastele, siis üks asi, mida tegelikult tasub selgeks õppida, on ikkagi niisugune elementaarsel tasemel reklaamide seadistamine, siis kodulehtede tegemine ja ka copywriting, väga tähtis, noh, sest müügitekst on nagu müügimees mõnes mõttes, on ju. Ja siis ka võib-olla selline kuidas? See on jällegi müük. Just. Ja siis ka noh, selline turunduspsühholoogia või inimeste psühholoogia, müügipsühholoogia seal taga. Aga tehniliste poole pealt tõepoolest kodulehtede tegemine, reklaamide seadistamine ja meiliturundus. Ja õnneks need ju praeguseks, tänaseks päevaks on muutunud kättesaadavaks kõigile, et ei ole vaja kuskil koodirägastikes enam üldse surfata, sul on valmis lihtsalt nii-öelda linnukesed õigetesse kohtadesse vaja teha ja mis veel on praegu abiks, tehisintellekt. Et kui sa ei saa aru sellest noh, ütleme reklaami vaatest ja sa mõtled, kuhu ma nüüd selle linnukese siin pean tegema, siis tee ekraanipilt chat-GPT-ga, anna see ekraanipilt sinna chat-GPT-le, ütle, kuhu ma linnukese pean vajutama, kui mul on eesmärk selline, et ma tahan reklaamida näiteks seda või teist või kolmandat. Et no ühesõnaga kõik võimalused on praegu kättesaadavad, et neid asju ära õppida ja minule isiklikult on andnud nende oskuste oskamine vabaduse jällegi. Mhm. Et kuigi on inimesi, kes ju seadistavad reklaame, aga vähemalt ma olen ka nüüd targem tellija, et ma saan alati nagu kaasa rääkida, kuidas see reklaam peaks olema seadistatud. Aga teiseks on see, et mul on vähemalt see tunne, et kui mul võetakse kõik ära, aga jätke mulle ainult internet ja arvuti, siis ma üksinda saan ikkagi hakkama jälle uuesti selle automatiseeritud müügisüsteemi ülesehitamisega. Ja ma ei pea sõltuma kellestki ega ootama mitte kellegi taga. Mhm. Väga lahe ja absoluutselt nõus, et see annab sellise iseseisvuse, on ju. Tegelikult delegeerimise puhul on ka, et hea on delegeerida ka asju, mida sa tegelikult nagu, millest sa ikkagi saad aru, on ju, mida tegema peab. Et väga head mõtted, aga kui nüüd ütleme, meil on siin kuulaja, kellel, no ma arvan, et inimesed on erinevas situatsioonis, on mõned, kes nagu tunnevad, et no seda imposterit natuke võib-olla, et no online kursus ja digitoode on ju, et see kõlab nagu nii suurelt ja tähtsalt, et no kas ma ikkagi olen piisavalt tark, kas ma ise olen ikkagi, äkki ma peaksin veel võtma nagu 10 kursust ise ja alles siis saan hakata nagu teistele seda infot jagama. Et kes tunnevad, et nad võib-olla ei ole neil valmis, on ju. Ja siis on teised, kes võib-olla tunnevad, et nii, ma täiega tahaks teha ja ma tunnen, et mul on, mida jagada, aga mul pole aimugi nagu, kust ma pihta hakkan. Mis sa nendele inimestele ütleks või kuidas sa neid julgustaksid või kust nad siis peaksid peale hakkama, et ühed on need, kes siis kahtlevad väga endas veel, et kas neil üldse on midagi jagada ja teised on need, kes lihtsalt tunnevad, et on jagada, aga nagu kus, kuidas, mismoodi, kust ma pihta hakkan. Ja kui sa tunned, et sul pole midagi jagada, siis sa kindlasti eksid esiteks 100%. Me kõik teame seda sinu ümber, sina ise lihtsalt võib-olla ei tea seda, aga tegelikult sul on, mida jagada. Ja ma usun, et nii nagu igaüks võiks tegelikult kirjutada raamatu, nii võiks igaüks ka luua kursuse. Ja see valdkond, mida sa valid endale kursuse loomiseks, see võiks olla tõesti selline, kus sa oled ise ikkagi praktiseerinud. Noh, ma ütleks, et aasta vähemalt. Ja kui sa oled aasta praktiseerinud, siis sul kindlasti on mitu protsenti rohkem teadmisi kui inimesel, kes ei ole selles valdkonnas praktiseerinud. Vahepeal turunduses või ütleme ka sellistes just jah, sellise infoäris või sellises koolituste äris öeldakse, et kui sa tead juba ühe asja rohkem kui sinu sihtrühm, et siis sa põhimõtteliselt
oled valmis juba seda jagama, aga ma ei tea, kui ma nüüd ise tagasi vaatan, ma ise alustasin ka nii, et panin endale brändi nimeks Proua Ekspert, hakkasin koolitusi tegema ja siis põlved värisesid ja kui ma nüüd tagasi vaatan 3 aastat, noh siis ausalt öeldes oligi, ma ei teadnud baasasju tegelikult, aga ma juba hakkasin inimesi õpetama nagu teatud asjades. Et võib-olla nüüd nagu mõned aastad hiljem ma ütleks, et ikkagi hea, kui sa vähemalt praktiseerid. Et mõnikord hüppavad ka sellised koolitajad üles, kes on lihtsalt teooria peal, loevad mingi hea raamatu läbi ja nüüd hakkavad teistele seda õpetama. Aga tegelikult sa peaksid praktiseerima seda, nagu mida sa õpetad. Sest siis sul tuleb ka see, siis sul on tegelikult ka see enesekindlus, see ei võta sinult see imposter sündroom, mis meil niikuinii kõigil on, ükskõik, kas sa oled praktiseerimas või mitte praktiseerimas, see on niikuinii, millele me peame kogu aeg vastanduma või noh, nagu millega me koos peame elama põhimõtteliselt. Aga lihtsalt see, kui sa ise praktiseerid, siis see annab sulle nagu ikkagi sellise sisemise enesekindluse, mis just müümise osas on hästi tähtis, et inimesed tajuvad ära, et sa tõesti tead, mida sa räägid. Ja kui ma nüüd küsiksin, et mida sa oled viimased aastad praktiseerinud? Et kas sa tahad öelda, et sa ei ole mitte midagi praktiseerinud või? Noh, see ei ole võimalik, me ju elame. mulle tundub, et võib-olla see ka tundub hästi palju, et see peab olema hästi suur ja hästi mahukas see kursus ja hästi põhjalik ja kõigile, igale vanusele, igale sihtgrupile, et tegelikult, et kui võib-olla sa annad mingi suunised, kust nagu mõelda, et kes see sihtrühm võiks olla või kuidas seda aru saada, et kui suur, kui mahukas, mida mul on jagada, kellele. Ja me eelmisel aastal Veebikoolis alustasime sellise õpiprogrammiga nagu loo ja müü oma esimene e-kursus. Ja see oli hästi põnev mul jälgida, kolmekuuline selline õpiprogramm, kuidas tulid inimesed ja hakkasid siis looma seda e-kursust ja ma nägin neid takistusi, mis inimeste peades olid. Just väga palju oligi seda imposter sündroomi, oligi seda, et nad ei olnud veel nagu avalikustanud või avalikult sotsiaalmeedias nagu sõna võtnud nendel teemadel. Ja juba see esimene samm, et ma nüüd hakkan postitama oma isiklikule Facebooki seinale, et tegelikult näete, ma teen niisuguseid asju, sa hakkad nagu välja näitama midagi, et juba sellised nagu hirmud tegelikult seal tekkisid. Aga kokkuvõttes alustada tuleks väikesest asjast, et nagu see oleks selline piisavalt nagu jõukohane sulle, et ongi võib ka seda laiendada nagu ettevõtluses minu meelest üleüldiselt, mida põhilised vead, mida tehakse, on see, et mõeldakse üle, sellepärast et tahetakse liiga suurelt korraga kõike ära teha, arvestamata oma ressursse, et tegelikult ma olen sooloettevõtja ja veel ema on ju kodus. Ja siis mõeldakse üle ja siis ollakse ka perfektsionistid veel kõige hullem, sellepärast et sa võtad niigi endale suure plaani ja siis sa tahad veel seda ülihästi teha. Et halloo, nagu ei ole võimalik. Vali, et võta siis väike plaan ja tee seda ülihästi või siis võta keskmine plaan ja ole rahul, et see ei tule ülihästi, sest niikuinii esimesed korrad me ebaõnnestume ja teeme asju valesti ja see ongi osa õppimisest. Et jah, hästi põnev oli seda teekonda jälgida, kui inimesed seda samm-sammuliselt tegid, aga võib-olla ikkagi tasub nagu kindlasti ennast kurssi viia, mis on need peamised tegevused, mida teha e-kursuse loomiseks, õppida nendelt, kes juba on teinud. Pole mõtet ju jalgratast leiutada, pole mõtet nagu neid ämbreid kolistada, mida teised on kolistanud, et lihtsalt nagu viia ennast nagu kurssi, kuidas see protsess käib. Ja siis valida välja üks teema, üks kliendisegment, kelle valu sa lahendad. Me ei saa kogu maailma korraga parandama hakata. Ma tean, et meil on nii suured missioonid südames, aga tegelikult me saame ikkagi liikuda samm-sammult ja võtta lihtsalt see üks inimene, kas või oma silmade ette, keda sa saad aidata läbi selle e-kursuse. Et e-kursus on tegelikult nagu teekond, et meil on samas õpiprogrammis visualiseerisime seda niimoodi, et on valusaar ja siis on lahenduse saar. Ja e-kursus on nagu see paat seal vahel, et aitab sealt valusaarelt lahenduse saarele. Ja nagu rääkida nüüd nagu kursuse idee valideerimisest, siis loomulikult turunduses jälle öeldakse, et parim toode on see, on ju, et sa või noh, ütleme parim, et sa ei paku mitte vitamiini, vaid sa pakud valuvaigistit, sest noh, valuvaigisti, kui inimesel pea valutab, siis ta nagu teeb kõik, et selle valuvaigisti kätte saada. Kui ta lihtsalt tunneb ennast võib-olla sutsukene väsinuna ja nii, siis ta mõtleb, et mul ei tea, kas mul vitamiini vaja on, et ma lähen parem magan natukene, on ju, et seal on see olukord, kus on võib-olla inimesel ei ole nii tugevat seda valu.
et võib-olla üks asi ongi see e-kursuse loomise puhul, et sa leiad siis selle valukoha alguseks, võimalikult tugeva valukoha ja siis sa tead, mis see lahendus on. Aga kui rääkida e-kursuse loomise protsessist, vähemalt see, kuidas meie siin õpiprogrammis seda nagu õpetame, siis me teeme seda tagurpidi. Me kõigepealt hakkame müüma ja alles siis looma. Ja see on inimeste jaoks väga raske. Siiamaani on mõni inimene, kes ei suutnudki seda plokki nagu enda sees ületada, et kuidas ma kaagutan enne, kui ma munen. Et peaks nagu enne munema ja siis kaagutama. Aga ma ikkagi olen veendunud, et turunduses ja ütleme just sellest e-kursuste müügi valdkonnas me peame hakkama varakult kaagutama, isegi siis, kui me pole veel munenud. Ehk siis põhimõtteliselt nagu müüma asja, mida veel pole olemas. Ja läbi selle protsessi sa tegelikult kõige paremini valideerid ära, kas see kursus tasub luua või mitte. Te ei pea olema valmis, et Ei. pardid ei pea olema järjestatud, on ju. Mhm. Et hakata pihta, aga kas sa ise näed, et inimestel on rohkem, ongi need mentaalsed nagu plokid või ongi sellised tehnilised asjad, millega nad hakkama ei saa, et mille taha jääb toppama, et miks kellelgi on idee, aga ta lõpuks ikkagi ei jõua selle teostuseni? Ma näen, et ka tehniline osa on mentaalne plokk. Et nagu sa ise ütlesid, me kardame seda, mida me ei oska. Ja ma näen seda, et tegelikult ju ma tean ju ise, kodulehe tegemine, reklaamide seadistamine, lihtsalt see nõuab keskendumist. Sul on vaja seda aega, et sa rahulikult nagu süveneksid, aga kõik saavad sellega hakkama. Saab hakkama 12-aastane, saab hakkama tegelikult ka 70-80-aastane inimene. Näiteks eelmises aastal meil osaleb, praegu tal kohe varsti kursus ongi valmimas, 81-aastane Milda, kes teeb joogakursust oma seenioritele. Nii lahe. Tehniliselt, aga mis tema sees on, tema sees on see valmisolek, ta ei ütle, et ma ei oska, ma ei saa hakkama. Ta ütleb, et ma saan hakkama ja vaat see on juba pool võitu tehnilises osas ka. Nii et ütleks, et kõige suurem plokk on ikka mentaalne, kui sellest saab üle, siis tegelikult kõikidest muudest saab ka üle. Tehnilised asjad on lahendatavad või leiad kellegi või mõne kursuse või lähed veebikooli, ostad, on ju, mingi lahendus. Jaa, Kuskilt absoluutselt. leiad ikkagi selle kursuse või abi, et kus sa saad selle asja endale selgeks teha. Mhm. Üliäge. Ma väga tahaks korraks puudutada Marikaga seda, et kuidas sa üldse ühendad tööd ja pere, et on sul seal ka kõik ära automatiseeritud? Kuidas sa 4 lapse kõrvalt ikkagi reaalselt, sa oled pildis, sa koolitad, sa müüd, nagu sa ütlesid, sa oled juba 15 000 eest müünud, on ju. Et enamus ei ole veel aastat käimagi õigesti saanud, et kuidas sa seda kõike teed? Eks see ongi vaata jah, et mõnikord öeldakse, et mis see et otsid nagu see tasakaalu või tasakaal. Ma tegelikult ei otsi enam seda tasakaalu, sest ma tean, et seda niikuinii minu elus ei ole. Ma ei tea, ma tahaks näha seda inimest, kelle elus see päriselt on. Mina ka. Et minu jaoks sõna tasakaal on minu jaoks nagu horisont natukene. Sest elu pakub kogu aeg väljakutseid. Eriti kui sul on nii palju muutujaid faktoreid sinu elus nagu lapsed, mis on kõige suuremad need muutujad su elus, on ju. Et sa ei saa tegelikult millegi peale kindel olla. Ja siis pigem, mis ma enda sees olen nagu harjutanud enda sisse, on minu jaoks kõige olulisem on suhe, rahu, nagu suhe ja rahu oma lastega. Ja kõik muud asjad on ebaolulised, mis kunagi võib-olla alguses kimbutasid mind, et mida teised arvavad, mida arvab lasteaiakasvataja, õpetaja, on ju, mida arvab klassijuhataja, mida arvab minu ema, mida arvab minu isa, mida arvab minu sugulane, mida mu naaber arvab. Kõik see on absoluutselt tähtsusetu minu elus. Kõige tähtsam minu elus on minu lapsed, minu suhe nendega ja mis mind aitab nagu ka sellistel keerulistel aegadel, kus võib-olla ühe lapse elus ei ole asjad nii hästi ja teise lapse elus ka siis pole nii hästi, kui ma tahaks, et oleks. Siis mind aitab see, et ma kuidagi nagu hoian kinni sellest visuaalist või sellest pildist, mida ma näen nende kohta tulevikus. Et kuhu nad jõuavad. Ma usun, et emadel on see tunnetus nagu sees olemas oma laste suhtes. Ja ma hoian kinni sellest positiivsusest nagu, sellest positiivsest pildist. Ja siis seal ma leian rahu endaga. Ja isegi kui on need keerulised ajad, teismelistega need nagu väiksed lapsed, siis on muidugi teistmoodi keerulised ajad, aga teismelistega tulevad teistmoodi keerulised ajad. Ja isegi kui on need keerulisemad ajad, siis ma nagu lihtsalt usaldan seda pilti, mis minu sees on nende kohta
ja see aitab mul läbi minna. Ja ma usungi, et seesama usk, mis ma nende elude kohta usun, siis see tegelikult aitab ka neid nagu teha õigeid valikuid lõpuks. Aga jah, et see tasakaal on, tasakaalu ma ei otsi. Selles mõttes, et noh, päevarutiinid, no kuidas on, et mul ei ole otseselt nagu selliseid rutiine, aga ikkagi õhtuti me oleme lihtsalt koos ja lastega koos ja püüangi isegi siis, kui kodu on võib-olla sassis, nõud on pesemata, riided on igal pool laiali ja mul võiks olla kiusatus hakata nagu siin pahandama ja suhteid rikkuma, siis ma seda enam ju tegelikult ei tee ammu. Ma lihtsalt ongi, ma olen nagu muutunud enda sees selliseks rahulikuks. Minu jaoks on kõige tähtsam küsida nende käest, kuidas sul päev läks ja nendega suhelda ja hoida seda suhet. Ja, ja see ongi nagu see jah, võib-olla siis minu tasakaal. Ma ei tea, kas see vastas, ma vastasin kuidagi liiga kauge kaarega, aga ei, minu arust väga-väga hästi ja mulle väga meeldis, mis sa, jälle hästi tore on, ma arvan, kõigil kuulda, et teistel on ka kodu segamini, onju. Sellepärast Instagramis sa seda ei näe, et siis on alati hästi armas, et sa mainid, et sul on ka kodu segamini vahest. Et ma just tundsin hästi halvasti, sest mul laps kutsus sõbra külla ja siis ma ütlesin, et noh, hea küll, mõtlesin, et vist ei olnud väga korras kodu ja siis pärast läksin vaatasin, et issand, isegi mingi pesu vedeleb umbes mingi põrandal ja siis tal tulid veel vanemad umbes järgi pärast ja mind ei olnud ikka kodus, onju. Ja siis pärast korraks oli niisugune tunne, et siis mõtlesin, et ah, vahet pole, on jällegi, et ma ei hooli vaata sellest, mis keegi teine arvab, et vähemasti said poisid lõbusalt aega veeta, neil on jumala suva, milline see kodu on, onju. ja. Tegelikult, mis mulle väga meeldis, Marika, mis sa ütlesid, oli see usk oma lastesse. Et sa usud enda lastesse ka siis, kui võib-olla on keerulised ajad neil ja sa näed ikkagi, hoiad nagu seda visiooni nendest ja tegelikult on ju isegi teaduslikult väga palju nagu tõestatud seda, kuidas inimesi aitab ja ka nagu nii-öelda esoteerika valdkonnas hästi palju näiteid sellest, kuidas inimesi aitab lihtsalt see, et keegi nendesse väga-väga usub, et, Mhm. et nad saavad hakkama, et kui me seda välja ütleme ja kui me seda nii-öelda lihtsalt oma peas ka mõtleme kellegi kohta, et sa saad hakkama ja miks minu arvates see lastega äri tegemine on nii lahe, on lihtsalt sellepärast, et kõik need asjad, mida me kodus rakendame, me saame äris rakendada. Ehk siis see usk oma klienti samamoodi, et me usume temasse, isegi kui ta võib-olla vahest läheb kuskilt rajalt kõrvale ja sa usud, et ta saab tagasi, et ta saab hakkama, on ju, et ta suudab selle toote näiteks luua või mis iganes asi see on, mida me nii-öelda talle pakume, et me usume nagu siiralt sellesse inimesse. Et samamoodi nagu me usume tegelikult oma lastesse ja vastupidi, et kõik need süsteemid ja visioonid, et see visioon, mis me loome oma business'ile või ärile, me saame luua sellesama visiooniga oma, näiteks nagu sa ütlesid nii ilusti, et see suhe on ju, et ma hoian nagu seda visiooni, et kõik see et see ei ole eraldiseisvad asjad, nagu tundub võib-olla kodu ja töö, vaid need nii põimuvad ja kõike, mis me õpime siin, me saame teise kohta üle kanda ja vastupidi et ülilahedad mõtted ja pointid ja just see, et mulle meeldis ka, et see tasakaal, millest kõik räägivad, et see ongi selline lihtsalt, mida tegelikult elus ei ole ju. Ei ole selline perfectly balanced iga päev, on ju, sest mingi error ikkagi hüppab sisse. Ülilahe. Mis sa tunned, mis sa tahaksid veel nendele emadele jagada või midagi, mis on midagi, mida ma ei küsinud sinu käest, aga mis sa tunned, et oleks hea jagada veel praegu? Ma mõtlengi, et lihtsalt proovi nagu, mis ma ise oma elus olen nüüd jällegi teinud, et proovi tasapisi oma elukorraldust sättida selliselt, et sul oleks võimalikult vähe mõttetut stressi. Et näiteks, mis mind on ka aidanud, on see, et mul on praegu töökoht hästi elukoha lähedal ja ma olen nagu kõik kuidagi, see on ju võimalik. Vahepeal me hoiame kinni mingitest asjadest, ma ei tea, ma olen siin majas juba sünnist saati elanud, mis siis, vahet ei ole. Mõtle, kas see teeb sind õnnelikuks nagu, et ühesõnaga, kui sa küsiksid enda käest, et mis on need asjad, mis sul tekitavad stressi. Üks asi, mis tegelikult emadel tihti tekitab stressi, on see, mida teised arvavad, see süütunne, vaata, et ma ei ole piisavalt hea ema. Aga siis nagu mõtestage enda jaoks lahti see ja ma olen tõesti saanud nagu vabaks sellest, et ma tõesti ei hooli, mida teised arvavad. Nagu ainult minu enda lähedased, see läheb mulle korda. Ja see on treenimise küsimus, see vabastab sinust nii palju nagu seda mõttetut stressi ära, siis ka selline asjade nagu läbimõtlemine. Näiteks oletame, et kui laps koolis ei saa hästi hakkama. Aga mis siis, kui ta istuma jääb? Mis siis noh, midagi ei juhtu ju. Tegelikult ei juhtu mitte midagi, et mõtle Õpe. nagu need
mida? Süvaõpe. Jah, süvaõpe just, et mõtlen, et mina näen, et meil on eluaegne õpe niikuinii, noh, elukestev õpe, et see õppimine ei lõpe meil mitte kunagi ära, see ei lõpe veel, kui me gümnaasiumi uksed kinni paneme või ülikooli uksed kinni paneme, onju. Et kui sa mõtled need hirmud, mis su peas on nagu päris lõpuni välja, et no mis siis päriselt juhtub ja siis sa saad aru, et tegelikult see ei ole nagu tähtis. Jällegi sa võtad endal seda stressi nagu vähemaks. Aga ka lihtsalt ma mõtlen elukorralduse poole pealt päriselt, et näiteks kui sa tahad töötada, aga lapsed segavad iga päev, sellepärast et lihtsalt nad on lapsed, siis leia endale võimalus, kus sa saaksid töötada 3 tundi vaikuses päevas. Mine rendi endale mingi väike laud kuskil, mis on ju võimalik vähemalt suurtes linnades nagu väga hästi. Kui sa oled väikses linnas, siis mine küsi kuskilt naabrite käest või kohalikust vallamajast või midagi, mingi endale väike nurgakene laud. Et lihtsalt ka proovi mõtelda läbi, mis on need olukorrad sinu elus, mis tekitavad sulle palju stressi. Vaata, kas sa saad neid lahendada päriselt ära, sest kõik on lahendatav. Ja sellised mõttetud stressiallikad, mis on meie enda peas, mõtle need mõtted lõpuni ja juba need lahustuvad ära ja lihtsalt hakka ennast treenima selles, et ei oleks seda mõttetut stressi liiga palju. Võib-olla see on lihtsalt see soovitus. Üliäge. Ma täiegi nii nõus sinuga, 100%. Et üliõige, et kui palju me mõtleme üle, kui palju tuleb see, et me teeme asju, sest peaks tegema, et olla hea ema, ma peaksin tegema seda, on ju, ja üldse, et olla hea inimene, ma peaksin veel mingeid asju tegema. Ja tegelikult see on meie enda elu, mida me elame, nagu sa ütlesid nii ägedalt, et kõige olulisem on see suhe minu lastega, ma ei tea, kaasaga, lähedaste inimestega ja ülejäänud võivad arvata, mis nad tahavad, see tegelikult ei ole oluline. Ja kui tore asi on see, mis lastele nagu eluks kaasa anda, sest tegelikult nad ju õpivad meilt kogu aeg. Ehk siis ma arvan, Marika, sa oled nii äge eeskuju lihtsalt oma lastele selle suhtumisega, et sa tead, mis on elus päriselt tähtis ja sa nagu ei muretse nende muude asjade pärast. Ja siis nemad õpivad ka täpselt sedasama suhtumist, et ei ole mõtet muretseda selliste tähtsusetute asjade pärast tegelikult ja õpivad sinu kõrvalt ka see, et mis on nagu päriselt oluline, on ju. Nii tore, ma arvan, et läbi nende kursuste ja kõige selle sa ei ole ainult inspiratsiooniks oma lastele, sa oled nagu kõigile, on ju, kes sinu kursustel käivad, et nii äge. Mul on mõned küsimused, mis ma veel tahaksin küsida, et mis on sinu selline parim nõuanne, mis sa oled saanud oma ettevõtlusteekonnal, et sa ütlesid, et 20 aastat, pankrot ja kõik erinevad ettevõtted, mis sa oled kõik läbi katsetanud ja proovinud. Et kas on on see võib-olla mõni raamat, mõni kursus või lihtsalt keegi on öelnud sulle mõne hea mõtte, mis sinu nii-öelda mõttemaailma muutis ja kuidagi aitas edasi? Ma ei mäleta seda allikat, aga mind on kannustanud see mõte, et sa pead proovima. Vahepeal meile on manatud ette võltskujutelm, et keegi saab üleöö rikkaks järsku või õnn langeb sülle või nagu hakkas järsku hästi minema või lihtsalt temale on antud ja erinevad sellised asjad. Aga tegelikult kõik inimesed, kes on edukad, kaasa arvatud Elon Musk, kes iganes on ju, võiks võtta nagu maailma nagu tippudest on ju, noh, ma mõtlen rahalises mõttes ja majanduslikus mõttes, kuigi ma ei arva, et see on edu, et sul on palju raha, aga lihtsalt nagu ärimaailmas, siis need inimesed tänapäevani ütlevad, proovi. Et me ei saa teada enne, kui me ei katseta, kui me ei proovi. Proovimine tegelikult tähendab tegutsemist, et sa päriselt proovid ja teed. Ja siis võib-olla teine mõte on ka see, et mis mind on nagu hoidnud ja kannustanud, et iga kord läheb natukene paremaks. Ei peagi palju minema paremaks, aga iga väike samm, mida ma tegelikult edasi teen. Fakt on see, et läheb alati paremaks. Aga muidugi tekib ka see koht, kus ühel hetkel läheb halvemaks. Halvemaks läheb siis, kui sa arvad, et nüüd on juba piisavalt hea. Siis hakkab halvemaks minema. Sest elu on kogu aeg muutumises, ükskõik kas ederpidi või tagurpidi. Me kogu aeg liigume niikuinii. Me ei saa paigal seista. Aga just ongi, et kui sa teed midagi ära, ma ei tea, teed oma esimese reklaami seadistamise, teed oma esimese maandumislehe, teed oma esimese e-kursuse, siis alati sa võid ütelda, et järgmine kord ma teen paremini. Ja nii ongi.
usk ka iseendasse on ju, mitte ainult Mhm. teistesse. jah, ja see kasvabki nagu läbi tegevuse, et ma usun, et see enesekindlus, mida meile öeldakse, ole enesekindel, noh, tao vastu rinda ja ütle, et ma olen enesekindel. no ma ei tea, kust ma selle välja pigistan. Nagu jah, muidugi mõtteviisi muutusest, et võib-olla nagu tõesti aitab, ma ei ole niisugune, et ma peegli ees harjutan ja iga päev ütlen midagi endale, ma ei ole kunagi selliseid asju praktiseerinud, et vot see ka töötab kindlasti. et kui sa kogu aeg ütled endale, siis su aju hakkab uskuma ja nii edasi. aga mis mind on aidanud enesekindlust kasvatada, on just nimelt see tegutsemine. Et ühelt poolt loomulikult tegutsemine toob ka seda ebakindlust, sest et kogu aeg tuleb äpardumisi, aga teiselt poolt see vaikselt kasvab, kasvab, kasvab see enesekindlus, kuni sa jõuadki sinnamaani, kus sa ütled, et ma tean, mis ma teen. Mhm. Jaa, väga õige. Kui sa mõtled tagasi, Marika, selle 20 aastat tagasi selle Marika peale, kes seda ettevõtlusteekonda alustas, kas on midagi, mis sa oleksid tahtnud talle öelda kõrvalt sõbrannana? Ja et ma oleks tahtnud talle veel öelda seda, et nagu lahenda päris probleemi. Et ära lahenda nagu väljamõeldud probleeme. Ma näen ettevõtjat, noh, ja see on ju fakt, et Mhm. ligi pooled ettevõtted lõpetavad tegevuse esimese 2 eluaasta jooksul, et see on kurb statistika. Aga üks põhjuseid ongi see, mida ma praegu ka näen, ma näen hästi palju alustavaid ettevõtjaid ja neid, kes tahavad alustada, sest me teeme neid kodulehe õpinädalaid ja siis tavaliselt inimesed tulevad kodulehte tegema, kui nad hakkavad oma ettevõtet looma. Ja siis ma näen neid visioone alguses ja väga tihti ma näen selliseid väljamõeldud probleeme, mida tahetakse lahendama hakata. aga päris turg ei maksa seda kinni. Et turg on nagu halastamatu, ta paneb sulle lihtsalt litaka vastu nägu ja ütleb sorry, ma ei taha su toodet. Ja sa võid seda nii hästi viimistleda, pakendada, siluda oma slaide, siluda, ma ei tea, mida kõike tundide viisi päevas, aga lihtsalt turg ei osta seda. ja ma tahaks ka oma 20 aastat tagasi minale ütelda, et lahenda päris probleeme, sest ma olen selle 20 aasta jooksul ettevõtluses lahendanud asju, mis ei ole päris probleemid ja sinna on läinud nagu väga palju raha, energiat ja kaotatud aega. Mhm. Väga hea jälle tähelepanek. Nii et nüüd kõik saavad selle võtta 20-aastase tarkuse, et lahenda neid päris probleeme. Marika, tead, see on nagu nii mõnus ja inspireeriv vestlus olnud sinuga ja mis on äge, on see, et sa lihtsalt mitte ei ole tark naine nagu tehniliste ja kõige selle teadmistega, vaid mulle väga meeldib ka see sinu üleüldine suhtumine elusse. Ja ma näen, et nagu nii palju äratundmisrõõmu oli, kui sa jagasid enda vaateid ja enda filosoofiat elule. Et lihtsalt väga-väga mõnus on olnud sind kuulata ja mul aitäh! on et sul on need digitooted, kus sa seda annad inimestele edasi, nagu ma ütlesin, mitte ainult oma lastele, vaid kogu maailmale. Et see on üliäge. Aga räägi, kust inimesed saavad sinu kohta veel infot, osta sinu ägedaid tooteid ja nii edasi? Peamiselt praegu veebikoolist ja siis jah, see on nagu see kanal, kus minuga kõige rohkem praegu kokku saab, sest ma tõesti enamus aega nagu olen seal. Ja siis meil on algamas tegelikult ka nüüd jaanuarikuus uuesti see e-kursuse õpiprogramm. Et kui keegi praegu siin kuulajatest tunneb ka, et miks mitte, miks ma ei võiks teha ühe e-kursuse või vähemalt proovida, on ju. Et siis meil on tegelikult algamas selline õpiprogramm, kus ma nagu ütlesingi, et me alustame sellest tagurpidi otsast, et kõigepealt hakkame müüma ja siis hakkame looma. Ja kuna see teekond minu jaoks on hästi tuttav olnud viimased 3 aastat, et ma olen loonud tõesti sadu erinevaid nagu selliseid, ma mõtlen õpiampse, et kursuste mõttes Mhm. võib-olla kuskil 10 kursust, mis on mind nii palju erinevates kohtades aidanud, mitte ainult ka passiivse rahamüügi teenimise koha pealt, vaid ta on toetanud ka näiteks minu teenuseid. Et e-kursuse loomise mõte ei pea olema see, et sa lood endale passiivse sissetuleku. Ma siiamaani, ma ütlen teile, eestlased, see on alahinnatud võimalus ettevõtjatel luua e-kursus, mis toob sulle pidevalt uusi kliente juurde. Ükskõik mis, ütleme, eriti kui sa pakud sellist nagu teenuse mõttes nagu sellist püsiteenust, et näiteks raamatupidamine, mingi coaching, mis iganes muu asi, kus sul inimesed maksavad iga kuu näiteks mingi teenuse eest, siis ideaalne luua endale selline automatiseeritud müügitunnel, kus see sisu, mida sa pakud, ongi e-kursus, sest läbi e-kursuse inimesed saavad sinuga tuttavaks, neil tekib usaldus, mis on alati eeldus, enne kui inimene ostma hakkab, on ju, tal peab olema usaldus sinu vastu. Teiseks,
sa juba harid oma kliente, et sa ei pea hakkama kordama üle neid, ma ei tea, näiteks raamatupidaja, et mis on see bilanss ja mis on see, mis iganes, on ju need numbrid, et mul on vaja ostuarvet, mis see ostuarvet tähendab. Et sa lood endale sellise passiivse klienditeenindaja, nii et tegelikult e-kursus ei ole ainult nagu müügi mõttes, vaid ta võib olla ka sinu uute klientide pardale tooja, nagu lead magnet inglise keeles kutsutakse, on ju, niisugune nii-öelda siis nagu kärbseliim kärbestele. Ja ta võib olla ka sinu klienditeenindaja. Ta teeb sellel ajal, kui sina jällegi tahad puhata või teha midagi muud, saadad inimestele, oma klientidele lingi, näe, vaata sealt. Sa ei pea kordama ühte sama juttu kogu aeg nagu, nii et seal on nii palju kasutegureid selle e-kursuse loomises. Aga jah, et siis jaanuaris me alustame uuesti selle õpiprogrammiga, et ma võib-olla jagan korraks ekraani, näitan seda. Ja saab, hea. Mhm. Nii, kohe võtan siit ette selle. Tean, et need, kes meid nüüd podcast'is kuulavad, seda ekraani siin ei näe, aga veebikool lehel, kui sa lähed, siis peaksid üles leidma selle e-kursuste õpiprogrammi. Ja nii kohe. Vaatan, mul on siin mitu ekraani, siis ma pean vaatama, et ma õiget ekraani jagaks. Aga siis see õpiprogramm on veebikooli lehel üleval ja see on siis 3-kuuline õpiprogramm, kus on võimalik liituda ka erinevate pakettidega. Et üks pakett on siis iseõpe, mis ongi täiesti iseseisvaks läbimiseks ja seal on kokku siis üle 200 sellise videokoolituse ampsu, mis näitab samm-sammult ära, kuidas seda kursust luua. Ja sa saad ise siis valida, et kas sinu jaoks on pigem nagu oluline praegu see, et kuidas salvestada, sest salvestamisel on ka omad nipid ja trikid, et ma tegin algul väga palju vigu salvestamisel ja noh, hetkel ma olen jah, praegu nagu sellises stuudios ja siis mul on siin see eelis on ju, et ma vajutan ainult 2 nuppu ja siis stuudio läheb käima ja ma saan hakata nagu koolitusi tegema, aga on ka võimalik koju endale stuudio üles ehitada, niisugune ministuudio, et siin nendel kursustel me jagame ka selliseid tehnilisi nippe, kuidas endale kodustuudiot ehitada, kuidas üldse salvestada, kuidas monteerida, et sa võid kõiki neid tükke ka sisse osta, aga jällegi hea, kui sa ise ennast natukene harid, siis sa oled ka targem jälle tellija. Aga põhimõtteliselt ja loomulikult on siin hästi palju sellist müügiteemat. Kuidas ehitada üles siis automatiseeritult seda müügitunneleid, millised need müügitunnelite versioonid on, mis sulle sobida võiks. Üks osa e-kursuste müümise edust on tegelikult veebiseminaride läbiviimine, kuidas seda veebiseminari üles ehitada niimoodi, et sa tõesti teeksid ka seal müügid. Ja siin on meil hästi palju selliseid ka inspireerivaid külaliskoolitajaid, kes on käinud eelmise aasta õpiprogrammis ja nende salvestused on ka siin materjalide hulgas olemas. Et iseõpe on siis selline, kus saad materjalide ligipääsu ja õpid siis iseseisvalt, aga koosõpe, see läheb nüüd lukku 20. jaanuaril. Seda iseõpet saab ka hiljem osta pärast. Koosõppegrupp läheb nüüd 20. jaanuaril ehk järgmisel nädalal juba lukku ja meil on tegelikult üle poole kohad on läinud, ma peangi kontrollima, palju meil siin alles on, et siia mahub siis kuni 15 kohta. Et siin on siis eelis see, et sa saad iga nädal ka Q&A ehk tagasiside grupikõned, et me nii-öelda track ime ja hoiame üksteist, et me tõesti teeksime neid asju ära, sest e-kursus on selline asi, mis võib vabalt oodata riiulil. Ta ei karju sulle kõrva iga hommik, et sa pead ära tegema nagu lapsed. Ma tahan süüa, ma tahan, et sa mu mähkmed ära vahetad. E-kursus sulle ei karju niimoodi. E-kursuse tegemine nagu raamatu kirjutamine, et me võime seda muudkui edasi lükata, et me peame leidma seda sisemist motivatsiooni endas, et seda asja päriselt teha. Ja siis sellepärast see koosõppegrupp on, ma arvan, väga hea nendele, kes kahtlevad, et kas neil jätkub seda motivatsiooni ja kes vajavad sellist tehnilist tuge, sest nendel Q&A-del ma tõesti aitan, nagu ma ütlesin, need oskused mul on täiesti olemas, kuidas meiliturundust, kuidas kodulehte teha, kuidas maandumislehte teha, kuidas turunduspsühholoogia toimib, kuidas copywriting ut kirjutada. Ma teen kõiki neid asju tavaliselt tegelikult ise. Ma praegu ka nagu delegeerin ja automatiseerin või süstematiseerin, tähendab oma tegevusi, et veebikooli veel rohkem turundajaid juurde võtta. Aga hetkel tõesti need asjad on nagu minu peal, ma olen neid aastaid teinud, ma tean, kuidas neid asju tehakse. Ja siis siin juurde tuleb ka erinevad sellised pro-lahendused või tööriistad, nagu näiteks e-kursuse platvorm, kus sa saad hoiustada ja kus sa saad müüa oma kursust. Ja tegelikult meil on ka pakkumine ja siis siin on ka selline teeme sinu eest lahendus, mis on siis, ongi võimalik tellida endale siis ka teenust, aga meil on ka pakkumine sellele kogukonnale siin, ettevõtjatest emadele, et kui sa kasutad sooduskoodi IMTL,
teie siis teate, kes te olete kuulajad, mis see lühend tähendab. ja siis sa saad lisaks sellele soodushinnale, mis praegu kehtib, veel 10% allahindlust. aga minu meelest eriti ägedad boonused, kingitused tulevad siin kaasa selle sooduskoodiga. et esiteks, kui sa võtad ise õppepaketi, siis sa saad tund aega tasuta videostuudiot kasutada. kui sa korralikult ette valmistad oma asjad, mida ma aitan ka sul nagu annan sellise juhendi, et mida teha enne, kui sa videostuudiosse tuled, siis see on uskumatu, kui palju 1 tunniga tegelikult teha ära jõuab. sa võid, noh, ma ütlen, mina näiteks salvestan 1 kursuse nädalavahetusega ära. ja siis läheb see montaaži ja põhimõtteliselt on võimalik 1 kursus, kus on, ütleme, 20 erinevat õpiampsu, kuni 10-minutilist videot pluss tekstid. Ma oma kogemuse järgi tean, et on võimalik 4-5 päevaga reaalselt ära teha. Kõige suurem töö e-kursuse loomise ja müümise protsessis on müük tegelikult. Selle lansseerimine, selle müümine, kõik see muu tegevus, mis sinna juurde kuulub. ja sellepärast sellel kursusel päris palju rõhku paneme sellele ka. aga koosõppepaketi puhul on kingituseks põhimõtteliselt samas väärtuses, nagu see koosõppepaketi hind ise on. WordPressi selline valmis platvorm koos kõikide pro pluginatega, kus on siis olemas juba nii e-pood kui ka, et ma võin näidata lihtsalt, just hiljuti meil siin eelmises grupis käis osalemas ka Marko Kaljuveer, kes teab võib-olla natuke. Minu vanused, ma arvan, teavad, tuntud telenägu, eks ju, kunagi. Praegu hetkel ta töötab koolidirektorina ja väga hõivatud inimene, aga tegi siis ka eelmisel aastal osales õpiprogrammis, tegi endale kursused ja temale me oleme siis sarnane platvorm, nagu tuleb siis ka selle koosõppegrupile kaasa, et sa saad üles laadida oma kursused sinna, seal on makselahendus küljes automatiseeritult, et inimesed saavad pangalingiga maksta ja sa saad hästi mugavalt ise neid kursuseid sinna paigaldada. et selle platvormi eelis siin on siis see noh, kui me räägime WordPressist, on see, et sa ei pea maksma vahendustasu ja sa ei pea maksma kuumaksu. Muidu tavaliselt e-kursuste sellised hoiustamise ja müügikeskkonnad on kas kuumaksupõhilised või siis vahendustasuga, näiteks nagu Thinkific ja sellised lahendused, mis on alguses küll kergem seadistada võib-olla, aga WordPressi eelis on jah see, et see on sinu enda nagu platvorm ja sa ei pea maksma seda vahendustasu. nii et sellise sooduskoodiga saab siis veebikooli lehelt osaleda õpiprogrammis ja saada need boonused ja kingitused. Vau, et nii äge, nii palju väärtuslikku ja mina olen Boostnap stuudios käinud ja ma võin öelda, et seal oli nii mõnus ja nii hubane ja juba nii äge vibe, et ma arvan, et seal tulevad ainult väga-väga head salvestused. nii et see on kindlasti äge. väga suur boonusvõimalus kaasa. Selline professionaalse stuudio on ju kasutamine ka. Et ülivinge, no vaatasin, oli veel kommentaar siin. Mariel kommenteeris, et enesekindlus kasvab, ma tean, mis ma teen ja Marieli teades siis absoluutselt sa tead, mis sa teed ja inimestel oleks sinu teadmisi nii vaja. Nii et selline e-kursus ideaalne võimalus. Aitäh sulle, Marika, on olnud nagu tõeliselt tore jutuajamine sinuga ja üli inspireeriv ja ma sain ise nii palju mõtteid ja just seda mõnusat mindset'i ja filosoofiat ja lihtsalt seda, et hakka pihta ja tee ja tegelikult just seda ka, et lase lahti kõigest, mis tegelikult ei ole oluline. Et niimoodi ongi kõik võimalik, niimoodi saabki 4 lapse kõrvalt ehitada üles megalaheda businessi, et sa tegeled asjadega, mis on oluline ja sa hoolid asjadest, mis on olulised ja inimestest, nii et üliäge, aitäh sulle. Nii et armas kuulaja, kui see sind inspireeris, kõnetas, siis jaga seda kõigile, kes võiks seda kuulda ja kellel sa arvad, et on mõni teadmine, mida nad võiksid maailmale edasi jagada. Et aitäh kõigile, kes kuulasid ja mega suur tänu sulle, Marika, et sa meile aega leidsid täna. Mega tänulik. Aitäh kõigile kuulajatele, Annika, aitäh, et sa sellist kogukonda vead. Rõõmuga. Mõnusat päeva. Tšau. Ja mõnusat päeva. Tšau.